Et tähendab puuhooldustööde standardi osa tiitel näeb siis selline välja. Ja selle standardi üldeesmärgiks ongi siis tagada puittaimede säilimine oma kasvukohal. No, standardis on muidugi pikemalt ja peenemalt sellest asjast kirjutatud, aga sellega on nagu üldiselt juba kõik öeldud. Et eks see oleks ju meie kõigi eesmärk, et parandada meile usaldatud kõrghaljastuse, praegusel juhul siis puude seisundit ja vastutada nende säilimise ja ohutuse eest. Ja siis kõige selle tagamiseks ongi siis standardis mitmesuguseid soovitusi, alates istutuste rajamisest, sobiva kasvupinnase tegemisest, kasvukeskkonna loomisest ja selle sobivuse kontrollimisest, millest räägib siis Aino Mölder istutustega seoses. Mina räägin siis sellest viimasest puuhooldustöödest ja juhistest puude kogu elukaare jooksul. Et see selline hüüdlause rahvusvahelises keeles peaks teile kõigile pähe jääma, kui selle asjaga tegelete. Et selgituseks siis nii palju, et kõigile aru saada, et kui maja vundament on kehv, et siis ei saa ka ju püsivat maja kuidagi sellele rajada. Aga paraku enne nii istutusi kui ka järgnevaid puuhooldustöid tuleb puudele tagada üldse sobiv kasvukoht. Ja see on muidugi nüüd juba eelmiste etappide töö, et sellega tegelevad juba arhitektid ja maastikuarhitektid, projekteerijad. Ja kõige edasisega seoses ongi oluline, et tuleb istutuste planeerimisel juhinduda 3 olulisest põhimõttest. Et puu peab täitma oma ülesannet ette nähtud kasvukohal. Teiseks peab olema hooldatav, võimalusel odavalt. Et eelkõige puu hooldamise võimalus tagab selle puu pikaealisuse ja ohutu kestmise, mis on ju linnakeskkonnas väga oluline. Ja muidugi ei maksa unustada ka 3, et puu peab olema ka kena vaadata, kuni tema mahavõtmiseni peab olema esteetiline. Et seega siis jah uuesti, et see puu elukaar oleks võimalikult pikk, siis tulebki enne istutusi projekteerimisel juba kavandamisel luua puule sobivad kasvutingimused. Ning muidugi ka eelnevalt siis analüüsida, kas seda planeeritud liiki või sorti puu üldse on siia keskkonda või sellele istutuskohale nii kujunduslikult hooldusvõimalustelt kui ka oma kasvunõuetelt üldsegi sobiv. Nii puuhooldustööd siis selle standardis hõlmavad siis järgmisi etappe. Et nagu enne sai juba mainitud, kasvupinnase sobivuse kontrollimine. Puuhooldustööde hulka reeglina ei käi kasvupinnase täielik ettevalmistamine, et see on tavaliselt suurtel objektidel üldsegi ehitajate töö ja tehakse vastavalt projekti järgi, et nagu arboristid sellega ei tegele. Istutamine, suurte puude ümber istutamine, mis oksalõikused, mis on kõige mahukam puuhooldustöödel. Aga muidugi tavaliselt kiputakse ikka arvama, et puuhooldus ongi puude okste lõikus. Et kaugeltki mitte, et see on küll jah puuhooldustöödest kõige mahukam osa, aga siin nimekirjas näete, et on palju muidki tähtsaid töid, mis puuhoolduse alla kõik liigituvad. Siis toestussüsteemide paigaldamine, see tähendab igasuguste lõhki minevate puude, pikkale vajavate puude kinnisidumine, fikseerimine, et nad ohututena edasi kestaksid. Sellest tuleb ka Aarne Oodi esituses juttu hiljem.
Siis siia käib ka muidugi puude kahjustuste diagnoosimine ja ravivõimaluste leidmine, kui üldse on selleks võimalusi. Ja muidugi ka selline asi, et viimaseks puude kasvutingimuste parandamine. Et sageli ongi nii, et vanade puude puhul ei olegi muud teha, kui tahab tema elutingimusi vähegi parandada, siis tuleb vaadata mulla alla. Puu elukaar oleks siis umbes selline, et standardis on ka see puu elukaar jagatud 4 osaks. Noor, kasvujõuline, täiskasvanud ja vana puu. Et noor puu on siis üldiselt selline esimese 20-30 aasta jooksul pärast istutamist, kui temal saab veel võra kujundada. Kasvujõuline on enam-vähem juba välja kujunenud võraga puu, samuti ka täiskasvanud puu. Aga täiskasvanud puu puhul muidugi on juba puu kõrguskasv lõppenud, võra hakkab rohkem laiemaks muutuma. Mahlad enam ei tõuse nii kõrgele ja siis hakkab edasi hääbumine, kuni on aeg maha saagida. Ja siis samuti lõikuse liigid on ka seotud selle puu elukaare etappidega. Et istutuslõikust tehakse siis, kui üldse vajadus on, tehakse kohe pärast puu istutamist. Ja oluline on see, et istutuslõikus ei tähenda seda, et puu võra nudita ära selle arvamusega, et kuna juured saab kahjustatud, tuleb võraga tagasi lõigata. Et see on vale iganenud põhimõte. Istutuslõikusega tohib ära võtta ainult selliseid kahjustatud murdunud kuivanud oksakesi, mis on võib-olla tööde käigus viga saanud. Aga edasi üks mahukamaid ja kõige oskuslikumat tööd nõudvaid lõikusi on siis kujunduslõikus, mida tehakse siis kogu puude täiskasvanud saamise jooksul. Ja see siis hõlmab ennast järgmise etappe: võra puhastamine, harvendamine ja tõstmine. Mis need täpsemalt on, sellest tuleb edasi juttu. Ja ülejäänud aja jooksul siis puud lihtsalt hooldatakse. Tehakse neid lõikusi harvema intervalliga. Et kui kujunduslõikuse korral puu kasvab kiiresti, peaks tegema iga 2, maksimaalselt 5 aasta jooksul puu üle vaatama. Võtma altpoolt mõned oksad ära, mis vastu silmi käivad või muruniit, mis segavad, või hoolitsema, et talle kaksiklatva, kaksiktüve ei teki, mis tulevikus hakkab lõhki vajuma. Aga edasise aja jooksul puud lihtsalt hooldatakse, tehakse hoolduslõikust. Ja see hõlmab samuti siis võra puhastamist, harvendamist, tõstmist, vajadusel ka võra vähendamist. Võra taastamine tähendab seda, kui näiteks pärast tormi on mingid harud, oksad murdunud, latt murdunud, et siis tuleb hinnata, kas on võimalik sellest puust puule veel normaalselt võra kujundada. Ja siia käib ka muidugi siis kunstliku võrakujuga puude hooldus, igasugused müdipuud, vormipuud ja sellised asjad. Et võra tõstmine ongi selline hooldusvõte, mida hakatakse järk-järgult ka noorel puul tegema, sest sageli noored puukoolist toodud puud, oksad on madalal, kui puu istutatakse näiteks kõnnide äärde, sõidude äärde, siis ajapikku hakkavad oksad nii liiklust kui liiklusmärke kui jalakäijaid segama. Et siis nii kujunduslõikuse ajal kui ka hiljem suure hoolduse ajal on sageli vaja alumisi oksi eemaldada järk-järgult. Et puu üldine võramaht ülevalt poolt külgedelt ei muutu. Ja seda ei tohi teha ka mitte niiviisi järsult, et ühe lõikuskorraga altpoolt alumne tüvi kõik lagedaks laasida, et ainult väike trutikene ja puu altva nagu palmipuul. Et seda lõikuse püütakse jagada ikka pikema perioodi peale, et iga lõikuse korraga igal aastal 1-2 alumist oksa ära, kui on vajadus suuremamahuliseks puuvõra tõstmiseks, kui näiteks tehakse mingisugune kõnnide puu alla alumised oksad segavad ja siis on vaja kiiresti võra ka tõsta. Seda peaks püüdma ka teha ikka pikema perioodi vältel. Järgmine
võra hooldusviis vähendamine. Et üldiselt seda tehakse jah, koos võra tõstmisega puuhooldus veel kõige rohkem sellist võtet. Sest seda sageli on vaja jah, teha siis, kui hakkavad oksad liiga pikaks kasvama valgustuslampidesse ja elektriliinidesse, et siis on vaja võra siit sealt natukene kärpida, vähendada. Aga sellega samamoodi püütakse säilitada puu loomuliku võrakuju, kui tegemist ei ole juba eelnevalt mingit moodi nuditud või pügatud vormipuuga. Võra harvendamine on kolmas hooldustööde viis. Seda tehakse üldiselt kõige harvemini. Et mõnel juhul on vaja teha seda siis, kui puukoolist noor puu on kujundamata võraga toodud ja on liiga tihe need oksad, et siis on vaja neid oksi harvendada, et algusest peale puuvõrasse natuke rohkem valgust pääseks ja kasvaksid tugevad jämedamad oksad, mis hiljem ei murdu. Aga üldiselt seda tehakse täiskasvanutel puudel, vanadel puudel. Kui on oht, et suured oksad võivad hakata murduma, siis sageli on võra harvendamine ja ka võra eelkõige labaosa vähendamine selleks võimaluseks, mismoodi saaks puud ohutuni edasi pidada. Et lihtsalt tema tuuletakistus vähendada, tuul puub võrast paremini läbi ja võra on natuke väiksem, purjepind on väiksem. Et see on nüüd selline töövõte, mis tõesti jah, eeldab kogemustega arboristi. Sellisel juhul ei tohi see puu pärast võra harvendamist või ka koos sellega võra vähendamist näha mingit moodi tuvastatud ega ebaloomulikuna. Üks selline lõikusviis, mida Euroopas käinud, mujal käinud paljud teavad, on näinud ega meil järjest rohkem levinud, on nudilõikus, et kui puid noorest peast kärpitaksegi ja hoitaksegi terve elukaare jooksul selle puude võra väiksena. Et see on selline puule, puu on, ta ei ole küll oma loomuliku kasvupuuga, aga ta on täiesti elujõuline, mädanikuvaba, nõuab muidugi iga aasta 2-3 tagant uuesti nende võsude pügamist. Sellest on ta väike ja sageli puuomanik saab selle tööga ise hakkama, kui on spetsialisti poolt talle algus ette tehtud mõne aasta jooksul. Nii, see oli siis natukene lõikustest. Nüüd natukene vanade pudurate puude toestamisest, mis käib ka puuhooldustööde alla. Et on võimalus selliseid huvitavaid dekoratiivseid ronimispuid niiviisi toestada, park alla panna. Selle tegemisi on kirjeldatud selles standardis ja selliseid mitmearvulisi puid, mis kipuvad muidu laiali vajuma. Neid paraku on palju, eelkõige vahtrate ja hobukastanite hulgas. Et ka neid ei pea mitte tormama maha võtma, vaid on palju selliseid puusõbralikke ja mitmekümneks aastaks garantiid andvaid puude sidumise võimalusi. Et üks täpsustav skeem veel selle kohta, kuidas neid läbi viiakse. Et need sidemed on kõik reeglina puuvõras peidus, silma ei hakka kellelegi, ei riku puu välimust ära. Ja ka puude kahjustuste suuruse hindamine, ravivõimaluste väljamõtlemine ja ravimine on üks osa puuhooldustöödest. Sageli arvatakse, et puu nagu inimene ravib oma haavad. Et jah, puu küll sellised väiksemad koorevigastused, pealmiste puidukihtide vigastused kasvatab kinni, aga see ei ole tegelikult bioloogilises mõttes mitte ravimine, et puu ainult sulgeb oma haavad, samuti ka pärast oksalõikust ta sulgeb need.
aga kõik see kahjustus, vigastuse koht ja väike mädanik, mis on sellest tekkinud, sageli jääb sinna uue kasvanud koore alla alles. Et puu tegelikult jah, ei ravi oma vigastusi, et kõik, mis teised või ka meie oksalõikusega puule teeme, kõik jäljed jäävad reeglina puu sisse alles. Et nad ainult kapselduvad. Et puul on jah selline omapärane võime elujõulisel puul, et kõik vigastused kapselduda, et need siis sageli ei levi kaugemale sellest vigastuse kohast laiali ja ei tekita mingeid olulisi mädanikke, mis seda puud tulevikus võiksid murdumisohtlikuks teha. Et selline koorevigastus, nagu sellel pildil on, siin on autoga vastu puud tüve sõidetud, kuigi puul on ka tüvekaip ümber olnud, aga need sageli selle vastu ja palju ei aita. Et sellise asja puhul täiesti õnnestunult tehti sellist asja, et võeti see vasakpoolse lipendav kooreriba ära, siluti terava noaga need karmendavad servad ära. Seda ma paraku ei tea öelda, et kas see lahti löönud kooreriba siin ka naelutati tüve külge kinni niiviisi naelakestega. Sellist asja võib täiesti teha. Ja nüüd on see enamuses kinni kasvanud. Et sageli jah, nende pinmiste koorevigastustega ongi selline asi, et tuleb ainult need haavaservad ära puhastada, niisutada soovitavalt. Ja on ka Saksamaal levinud selline praktika ammugi, mis on ka siin standardis kajastatud, selle rakendamine. Et sellise läbipaistmatu kilega kaetakse see vigastuse koht kinni. Need naelutatakse või kruvitakse kruvikestega see puu külge. Ja mõne aasta pärast, kui see kate ära võtta, on sageli selle puidu pinna peale tekkinud uus õukene haavakude, millest siis ajapiku aastatega kasvabki uus koor puule peale. Et puu tõepoolest on selline imeline organism, mis täiesti huvitaval viisil suudab ennast sellisel juhul võib öelda, et ravida. Muidugi jah, linnakeskkonnas ongi sellised otsasõidud ja koorevigastused, puiduvigastused, need kõige suuremad kahjustused. Teine asi muidugi see, et kui tormiga on mingisugune suur puuharu murdunud või latki murdunud, siis tõepoolest tasub hinnata, et kui suur see kahjustus on, kui suur on sealt edasi mädanike tekkeoht ja mis siis sellega edasi teha, et kas siis saagida puu maha, istutada uus või siis püüda ikkagi teda hoida nii kaua, kuni tal veel mingi nägu ja tegu on. Aga muidugi jah, kindlasti tuleb jälgida seda, et nendest võimalikest mädanikest ei tekiks selliseid ohtlikke kolded, mis siis põhjustaksid hiljem suurte okste või puuharude murdumist kellegi pähe või autodele või liinidesse. Ja viimane, mis on ka selline veel vähe praktiseeritud asi, et kui puu ennast mingil põhjusel tunneb halvasti, hakkavad ladvaoksad kuivama, lehestik, okkad muutuvad kollaseks, hõredaks, et siis sageli on selle põhjuseks tema kasvutingimuste halvenemine. Kas sellel põhjusel nagu siin pildil, et on muidu murust kasvanud männipuu, alla on parkla tehtud, maapind on ära tihendatud, killustik ja liivakiid kinni vibreeritud ja lisaks veel siis vett läbi laskmatu asfalt peale pandud. Või on siis selle põhjuseks muidu maapinna tihenemine, sest paraku tõesti autosid järjest rohkem lisandub igale poole otsitakse parkimiskohti hoovidesse, puude alla, tänaväärsete puude alla. See kõik tähendab puudele selle juurestiku, õhu ja vee kättesaamise võimatuks tegemist. Kui seda võimalust ei ole, kui juured ei saa korralikult puuvõra toita, siis hakkabki võra vaikselt kuivama.
enamus juhtudel muidugi puu enne näitab tõepoolest, et hakkavad oksad kuivama või nagu rääkisime, võra ei ole enam loomuliku väljanägemisega. Et siis tasuks jah mõelda, et kas nüüd parandada selle puu kasvutingimusi või on asi juba nii pöördumatu, et saab jällegi maha võtta. Aga kasvutingimuste parandamine jah, reeglina tähendabki seda eelkõige vanade täiskasvanud hääbuvate põlispuude puhul, et ainuke võimalus ongi seda teha juurestiku õhutamisega, kobestamisega, lastmisega, väetamisega. Et ainult läbi selle on võimalik puu üldist elujõudu ja kasvutingimusi parandada. Et linna tingimustes see tähendab jah, näiteks vana kasvupinnase tihenenud peamiste kihtide ärakoorimist, alumiste õhutamist, uue kobeda puule sobiva pinnase laotamist sinna alla. On olemas tänapäeval sellised suruga töötavad agregaadid, millega puhutakse juurte pealt, juurte vahelt see tihenenud pinnas ära, imuriga imetakse see ära, ilma juuri kahjustamata. Tähendab, et ei ole vaja mitte buldooseriga üle käia, seda pinnast koorida sealt, vaid saab juuri säästval viisil ja siis sinna juurte peale ja vahele siis uus kobe pinnas. Soovitavalt veega uhtuda, et siis puu saab nii kastetud kui ka see uus pinnas igale poole juurte juurekeste vahele tihedalt kinni uhutud. Et see on siis nagu jah, viimane selles pikas puuhooldustööde reas selline hooldusvõte. Ja muidugi oluline ka see, et kõiki asju puuhooldustöid kavandades hankeid ja hanke tähtaegu kokku kirjutades. Tahtus arvestada ka kõige sellega puu elutegevuse faasidega, et millal puu tärkab, millal on puhkeseisund. Ja ka kõige nendega, kes koos puuga elavad, puuõõnsustes, mädandkohtades. Et on selline kauaaegse Luua metsanduskooli õpetaja Vello Keparti koostatud tabelikene liigikaitseparkides ja vastav hooldusaeg. No siin on nüüd pildi peal ainult osa sellest tabelist, et ära mahuks. Et see on avaldatud selles raamatukeses pargi hoolduskava koostamise juhend, mis on saadaval ka sama nime all internetis leitav PDF-is. See sama tabel on ilmunud ka ühes vanemas Eesti looduse numbris, kus oli Vello Keparti artikkel ka põlispuude hooldamisest. Üle 10 aasta tagasi. Et seda tasuks jälgida tõepoolest, et on ju populaarne teema kõigi raierahu aeg. Et siit ja samuti ka see linnatingimused tähendab ka seda, et ka puuoksi näiteks ei tasuks lõigata siis, kui laululinnud juba hakkavad oksteval pesitsema. Ja siin näiteks, kui on teada, et kuskil on pargipuus, on õõnsused, võivad olla kodupakud. Nende tundiga aeg hakkab juba poolest märtsist pihta. Laululinnud hakkavad pesa eitama puusse juba aprilli alguses. See kõik oleneb muidugi kevade tulekust. Ja samamoodi sügisel. Sellepärast see raierahu ja puuhooldustööde selline planeerimisaeg, et see peaks siis jah tõesti arvestama seda, et kes selle teie hooldatava puu otsas võib pesitseda. Muidugi ka arboristi kohustuste hulka kuulub see, et kui ta tõepoolest avastab, oma lõigataval puul linnupesa, kus juba keegi pesitseb, siis ta peab selle töö pooleli jätma ja siis tellijaga kokku leppima, teeb selle töö sobivamal ajal. Nii, aga minu poolt selle puuhooldustööde kohta kõik praegu. Minu kontaktid on siin, et kui praegu mingitele küsimustele ei jõua vastata, siis kõik küsimused on oodatud nii telefonis kui ka meilis nendele aadressitel. Tänan kuulamast!